Tšau, olen Karl Gustav ja minuga on siin Eesti Barbie Girl, kelle Dream House'is me täna oleme. Mul on veits Mark. Miks Mark? Kui sa nii ütle. Ehk siis Diana, teise nimega. Banana. Kolmanda nimega. Trussilla sõber. Diana, kui avatud inimene sa oled? Ma ütleks, et ma olen küllaltki suletud tegelikult, et ma tundun pealt poolt hästi ekstravertne, ma räägin palju, mul on palju selliseid tuttavaid, aga mul on vähe lähedasi inimesi ja ma ei räägi võib-olla sügavatest teemadest väga mitte kellegiga. Tänane video on tehtud meil siis koostöös Aski vestluskaartidega ja meil on siin täna 3 erinevat Aski mängu. Meil on siin Askball 2, Ask 18+ ja Ask 18+ Girls Night. Me hakkame võtma siit suvaliselt küsimusi, täiesti tunde järgi, kus kohta käsi liigub ja mõlemad siis vastame sellele küsimusele, mis kaardil on. Ja kui ei soovi vastata, tuleb võtta lusikatäis tabaskot. Ma ei teadnud! Oi, sorry! Mis sulle enda välimuse juures kõige rohkem ja kõige vähem meeldib? Oota, ma mõtlen natuke. Seda mõtle või? Ma tean, mis mulle kõige vähem meeldib. Filmisime selle TikToki vaata. Ja siis mu juuksed olid tagant nii koledad, nüüd mul on uus insecurity mu juuksed tagant. Ja need olid väga halvasti. Minu mõttes täiesti okei. Ma hakkan nüüd jälle juuksevitamiine võtmas. Nende pärast. See ei olnud hea. Kas aitavad ka juuksevitamiinid? Jaa. Okei. Mul kõige rohkem meeldib enda välimuse juures enda säärelihased. See on nii spetsiifiline lamp. Ei, mul on väga lahe, tahan näha. Jaa. Praegu on treenid seda. Oot, miks sul niimoodi on? Ma ei tea terve elu. Kulturistiks. Ja minu lemmikassi mu välimuse juures, kui mul on kõhulihased väljas, siis ma olen väga uhke endale. Ja see on reaalselt nagu midagi, millega sa pead töötama, et see ei ole niisama vaata. Ma tahaks ka. See on mu lemmik, kui need tulevad välja. Ma tahaks ka. Selle aasta eesmärk oli, mul tuleks see. No ei tulnud. Aga pool aastat on läinud. Mul vahepeal on ja vahepeal ei ole. Aga ma olen kogu aeg mingi haige, ei saa trennis käia. Sama. Ma söön päris halvasti. Ja kõige vähem mulle meeldib enda juures minu kõht just. Sellepärast six-pack ei tule kunagi. Nimeta sinu ja ühe siin seltskonnas oleva inimese parim ühine mälestus. Oota, need on mitu tükki tegelikult. Ma arvan, see, pane illustreeriv klipsi ja ma arvan see, kui nagu Trussilla ära läks ja siis me sul auarteid. See oli õnnelik hetk. See oli rätsus käid, wow! Jaa, ma muretsin, kus sa oled olnud. Minu lemmikmälestus on kusjuures see, kui meil oli YouTuberite see jõuluistumine. Mis me kõrvuti, tegime piparkooke. See on nagu esimene kord, kui me niisugune tutvusime. See, et sa tegid mingi ülilused piparkooke, ma tegin mingi väga koledad, ma nägin nagu vau, nii ilusad. Päriselt? Jaa, see oli nagu ikka lahedam, esimest kord tutvusime seal. Nii äge mälestus. Millal viimati alkoholiga üle piiri läksid? Räägi sellest õhtus lähemalt. Oli siis selline üritus nagu Save the Night Club Hollywoodis. Me olime Sydneyga VIP-alal, seal oli palju tuntud inimesi koos ja seal oli tasuta alkoholi. Ja muidugi ma sattusin hoogu kogemata ja jõin nii palju, mul võtsin kaasa sinna enda lemmikud päikeseprilli, mida ma sain Hispaanias mingi suvalise mehe käes, mu kõige lemmikuma prillid. Ja ma mäletan neid storysid. Pärast kella 2 ma ei mäleta mitte midagi sellest. Mul pole elu sees niimoodi olnud. Mul ka ei ole, see oli esimene kord. Äkki sõid korki või midagi? Siis järsku need prillid kadusid ära mul seal peol. Ma ei lennanud mitte kuskilt üles enam. Ja siis mul tulid hiljem hommikul flashbackid, mis oli juhtunud sel õhtul. Ma olin läinud Andrei Tsivakini ja Robiniga Baccarisse. Ma ei tea, kuidas ma need üles leidsin, kuidas ma Baccarisse sain, mida ma seal Baccaris üldse tegin. Siis ma panin kerega tatti ka seal. Ma jõudsin kell mingi 5 koju. Ma isegi ei mäleta, kuidas ma koju jõudsin. Ja siis lähen magama. Sydney pidi minu juurde ööseks tulema, Sydney kodus peol ära. Ma olin tulles täiesti järgmisele peole kuskile. Magamine rahulikult, kell on 9, magan sügavalt tund. Nii ukse kell oli seal. Ma nagu, kes seal on? Siis Sydney, Sigar, lase palun tuppa. Ma nagu, Sydney, kas sa mu kõrval praegu ei magagi või? Ma ärkasin kell 12.00 ülesse. Nagu automaatselt 12.00. Ja mul tuli meelde, et mul on 12.30 photoshoot. Võtsin taksoid, ma jõudsin õiale 12.30 kohale. Tulid ilusad pildid või? Kes mis? Kas samasoolised paarid peaksid saama lapsendada ja abielluda? Kas suudaksid olla suhtes kellegagi, kes sinuga sellel teemale samu vaateid ei jaga? Ei. Jah ja ei. No see on lihtsalt üks neid teemasid, vaata, millega sa ei saa erimeelsustel olla. Täpselt. Et osad teemad lihtsalt on sellised. Mis on sinu arvates halvim ja parim asi naiseks meheks olemise juures? Ma arvan, parim asi meheks olemise juures on see, et meil ei ole neid valusid ja neid mentse ja neid asju. Aga see on nagu palgalõhe. Eestis on Euroopas number 2. Seda ka. Me ei pea raiskama raha näiteks sidemete jaoks ja teie asjad. Võib-olla nagu need asjad vaata, et meil ei ole neid lihtsalt. Ja naiseks olemise juures parim asi. Mulle meeldivad kõik sellised hästi naiselikud ja tüdrukulikud asjad. Ongi nagu see naiselik energia, ma arvan, on
parim asi naiseks olemise juures. Nii tore on lihtsalt nagu olla oma roosas toas ja teha meiki ja siis kuulata Britneyt ja panna Ariana Grande lõhna peale ja siis teha cute pilte ja see on lihtsalt nii tore ja siis sa vaatad mingi Mean Girlsi ja teed oma kiisule musi. Ta on Barbie girl. Kas mees ja naine saavad olla parimad sõbrad, ilma et sellest midagi enamat tekiks? Mina ja Sydney näiteks oleme bestikad. Aga samas te ei ole kellegiga ka koos, vaata, et võib-olla siis oleks olukord natukene teine, siis hakkaks juba natukene segama. Mina arvan, et pigem, vaata see oli parimad sõbrad. Yeah. Pigem mitte. Mul on see, meil on Sydneyga see, et nagu meil ei tule nagu tunded isegi oma vastu, meil on nagu lihtsalt sõprussuhe ja see on nagu, me ei vaata isegi sood nagu selles mõttes. Kas mäletad, kellega proovisid esimest korda suitsu, kus see toimus ja millal? Mina esimest korda proovisin üksinda, ma leidsin maast hõõgu, ei see on vist hõõgu, ei, ma leidsin maast suitsukoni, see on nagu väga lühike, aga mul oli see teema, et ma olin suht väike. Ma ei teadnud, kumba pidi see suhu käib ja ma panin selle valet pidi suhu ja üritasin seda filtri poolt põle. Igal juhul ma panin suitsukoni valet pidi suhu. Mina olin sõbra peol vist, kui ma mäletan õigesti. Ma sõbralt proovisin natuke niimoodi. Vist oli seal peol. Iseloomust oma esimest suudlust 3 sõnaga. Kergendav. Sest mõtlesin, ma olin nii närvis pärast, see nagu tehtud. Mitte pettumust valmistab, aga nagu samas, et sa ootasid rohkem, et see on nagu ja siis, muidu tore. Ühekordne põnev segadus tekitav. Nimeta keegi, keda sa Instagramis ei jälgi, aga kelle kontot käid salaja vaatamas, ehk keda kõige rohkem stalkid. Oot. Ma vaatan, kas ma olen kedagi otsinud. Ma ei taha vastata seda. Oota, ma mõtlen, kas mul on üldse vastata. Ma pean enda paskotse unalusikas siia. Ma ei saa öelda. Ma olen nagu mingi chatides, vaata. Okei, ma olen ühes chatis. Kus chatis? Ühes chatis. Jaa, Messengeri chatis. Ei, Messengeri chatis, kus nagu see on mingi aastaid tagasi tehtud, seal on nagu palju erinevaid mingi tüdrukuid, on ju. Ja siis nagu, kui mingi draama on, vaata, kuskil mingi sotsiaalmeedias või midagi, sa tihti teavad ja sa nagu jagavad seal, vaata. Ja siis ma nagu lähen ise ka vaatama ja siis kui oli näiteks mingi Triinu, Lisi ja Justiniga olid draamad ja Palju Porgandiga sellised draamad, siis nagu ma ei followed neid, aga kui nad kirjutasid draama on, siis ma nagu läksin ka, vaatasin neid stories, ma nagu, okei, päris huvitav, aga nagu jälgida. Okei, see on huvitav. See ei ole halva, aga lihtsalt ma nagu kuulen, nad räägid, ma nagu davai, ma lähen ka vaata, mis toimub. See on okei, kõik teevad seda, kõik. Ei, Jessus Maria. On julva? Ma lõuki tahan ka proovida. Tegelikult ei ole nii. Kui sulle terav meeldib, siis see on nagu okei. Kuulus film või seriaal, mida kõik on näinud, aga sina ei ole. Eufooria. Sa ei ole näinud? No täpselt. Miks? Sest pole aega olnud ja kui mingit nagu sarja hakkan vaatama, jäägi nagu sõltuvusse sellest ja ma ei taha sõltuvus, mul on kõik aeg sinna vaata. The Office. Ma pole näinud. Ma ka ei ole. A Friends meeldib sulle või? Ma olen selle pärast heiti saanud, siis ma ütlen, et nagu Friends on nagu okei sari. See on okei sari, mida vaadata, kui sa hakkad õhtul näiteks magama jääma või midagi. Sest et sul on nagu suva, kui midagi vahele. Ja siis nagu ma ei saa aru inimestest, kellel on see lemmiksari. Sest nagu see on selline sari, kus jääb midagi vahele, see on suva. Mulle meeldib sellised sarjad, kus sa nagu mingi naerad ja nutad vaata kaasa, mitte mida sa lihtsalt vaatad. Ütle üks nimi, mida sa oma lapsele kindlasti paneks, sest see on sinu arvates lihtsalt nii kole. 1, 2, 3, Drusilla! Kui me hakkasime seda Drusilla planeerima, vaata, siis ma guugeldasin kõige koledamad nimed ja tuli Drusilla või Drusmilla, ma ei tea, kumb see õige on. Tuli ka või? Jaa, ma netist leidsin ja siis mingi Rõgabert. Ja siis ma olin kahe vahel, kumb panna. Rõgabert või Drusilla. Ja Drusilla tuli. Kui elukaaslane teeks sulle homme abielu ettepaneku, kas ütleksid ilma igasuguse kõhklemata jah? Jah. Ütleksid jah? Issand vormu. No ma ei ütleks, sest see oleks ebaviisakas. Ebaviisakas selle peale? Jaa, aga samas, kas ma nagu ütleks, et nagu abielu on nüüd kohe, ei, meil oleks mingi pikihlas või midagi. Ma ei tea, kas ma tahan pulmasid, ma olen aru saanud, sest kui ma ise pulmades käin, siis see on nagu nii romantiline ja selline, et ma ise nagu nutan seal, aga nagu samas see oleks nii cringe, kui mina seda teeks. Ma olen kõige ebaromantilisem inimene. Mu täiuslik date, me lähme, võtame rämpstoitu kuskilt, nagu mingi Mäkki, pitsat, mis iganes. Ja kui on neljapäev, siis tuleb välja uus tüdrukute õhtuosa. Ja me vaatame seda autos ja sööme.
Okei, see on täiuslik. see on täiuslik. Ja see on kõige ebaromantilisem asi maailmas. Ei ole see romantilisem. Sellised olid meie küsimused täna, mis universum meile pani. Ja Diana kahjuks ei saanudki ta paskod maitsta. Ma tahan need proovida. Ma väga palju ei taha, sest ma ei pea. Pane natukene. Ma natuke kardan, aga sama asjad. See on nagu jalapeno põhimõtteliselt. Olime täiesti ausad, midagi õnneks väga-väga hullu seekord siin ei olnud. Ja kui teie soovite ka endale neid samu kaarte, siis neid saab osta näiteks erinevatest raamatupoodidest, näiteks Apollost või Rahvaraamatust või neid on tegelikult igal pool müügil. Aga tänks, et vaatasite ja kohtumised tuleviku videotes. Davai! Bye!